Digisaate tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Tere, head kuulajad, 18. juuli nimetu digisaade teiega. Meie oleme teiega siinpool mikrofone Hans Lõugas, Henrik Roonemaa, Glenn Pillure ja vaatame peale, mida siis selline ilus juulikuine suvi meile toonud. On toonud ühe telefoni, mis ei ole mitte miski, sest selle nimi on Nothing Phone. Meil on esimesed linnukesed siristavad selle kohta, kes on saanud ise proovida uusi M2 kiibiga MacBook Air'e. On see hea või mitte. Räägime uuest partnerkaardi äpist, kõrvaklappidest. Saate lõpupoole võtame ette selle, mille kaudu te kuulete meie mikrofonid ja teeme suurema mikrofonide võrdluse. No nii, räägime siis sellest telefonist, mis mõned nädalad tagasi juba siin lahkasime seda peatset üle pika aja ühe huvitava telefoni välja tulemist või vähemalt nii võiks seda raamistada. Nothing Phone on siis telefon, mis on sellise brändi nagu Nothing, esimene nutitelefon, mis püüab igaval soikunud, paika loksunud nutitelefoni maastikul midagi uut pakkuda. Ja ega see kerge ei ole, juba me olime siin paar nädalat tagasi, kui me seda arutasime väga kriitilised, et jõudsime just välja ideeni, et lõpuks on see kõik kellegi turunduskampaania ja ei midagi enamat. Aga nüüd ma saan aru, on päriselt telefon väljas. Ja esimese vea ma saan siin ära õiendada, ma mingis saates kõvasti lubasin, et ma olen küll raudselt veendunud, et see telefon tuleb väga kallis. Või selles mõttes kallis nagu kõik telefonid on tänapäeval kallid. Aga võta näpust, tuli praktiliselt poole odavam, kui ma oleks arvanud. Ehk OnePlusi tegijad kordavad OnePlusi lugu. Esimesed OnePlusid olid odavad. Esimene Nothing on ka alates 470 eurost. Ma arvan, et miinuseks on siis see, et seal ei ole mingit kõige kõvemat Qualcomm'i Snapdragoni protsessorit, vaid on nii-öelda keskmik, aga ma arvan, et see, kui sa just väga ei mängi kõvasid 3D mänge telefonis, siis tõenäoliselt selles nagu väga vahet isegi ei ole. Nii et tuli odav ja tuli muidu täitsa korralike näitajatega 8 või 12 gigabaiti mälu ehk rammi ja siis veel 128 või 256 gigabaiti salvestusruumi ja kõik need muud asjad, millest me siin rääkisime saates ka. Korpus paistab läbi ja LED-id seal taga vilguvad kiftilt ja nii edasi. Nii et tegelikult ma arvan, mõnes mõttes täitsa põnev telefon ja osta saab OnePlusi käest otse ja mõnedest muudest kauplustest ka. Aga samamoodi, mitte OnePlusi, vaid Nothingu käest otse, nagu OnePlusi sai osta OnePlusi käest otse. Mõnes mõttes täitsa copy-paste ikkagi sellest OnePlusi loost. Välja tuleb siis 21. juulil ehk üsna varsti ja see kangem mudel 12 gigabaidi mäluga tuleb suve lõpus. Ja rohkem selle kohta midagi öelda ei olegi, et ega testijatele ei ole seda veel antud ja keegi midagi tema kohta rohkem nagu öelda pole osanud, et me lihtsalt nüüd saime siis teada hinnad ja täpse konfiguratsiooni, aga eks see lugu ilmselt jätkub nädala paari pärast. Järgmises ülejärgmises saates me saame juba vahendada seda, mida siis inimesed on öelnud, kellel see päriselt on käes. Ja, võib-olla see tuleb mainida praeguse info kohaselt, osta saab seda Elisast, aga kahjuks mitte vist Eesti Elisast, et välja kuulutati Soome, meile lähim Soome Elisa ja verkkokaupa, aga Eesti edasi müüjaid otseselt nagu ei ole veel kuulda olnud. Ja, aga sealt veebisaidilt, see on ka huvitav küsimus, ma usun, et sealt äkki saab ikkagi otse Eestisse ka osta, aga eks seda kõike näeb siis, kui see telefon ilmub. Ma arvan, kindel on see, et neil on huvi seda müüa, eks? Et mida iganes nad teha saavad, et see inimestele ei jõuaks, et küll ta siis jõuab ka, aga nad võib-olla algusest tekitavad mingit sellist ka eksklusiivsuse aurat, et ainult
kõige lahedamatel tüüpidel on see Nothingu telefon, mis on nii lahe. Aga on päris lahe, ma vaatan siin. On lahe, ma olen ka nõus, et on lahe. Ja on küll see sama moment, et nagu nende Nothing AR klappidega või nööpidega, et sellist disaini leidlikkust ja uusi nurki on siin telefonis küll esindatud. Iseasi on muidugi see, et kui hästi ta näiteks teeb pilte ja kõik muud sellised jutud, mis ikkagi seni on olnud telefoni ostu valikul ju oluliseks osutunud. No tead, see on ka niimoodi, et ta on muidugi osutunud, aga minust mida aasta edasi, seda rohkem ikkagi on ta aksessuaar. Ja ühest küljest kogu see tehniline võimekus tasandub telefonide vahel. Need on lihtsalt valmis saanud. Need pildi kvaliteet on kõige hea. Sa kannad seda kaasas, inimesed vaatavad, näevad ja nüüd sa oled, nüüd sul on siuke äge telefon, mis on eriline välja, ainulaadne, see ei ole iPhone, see ei ole Samsung. See on, aga ainult välimuse peale ikkagi, sellega ikkagi ka lõpuni ei jõua. See peab ka olema ikkagi hea. Kui me vaatame seda OnePlus, ma kogu aega on sassi õudne. Nothingu sihtgruppi. Täiesti teine OÜ on see. Kui me vaatame tema sihtgruppi, et ta ei ole mõeldud ju sellisele rahulikule keskealisele onklile, eks ole, vaid ta paistab läbi, ta on kihvt, mingid tuled vilguvad, eks on selgelt näha, et ta püüab tõenäoliselt kas lahedamat või sellist tehnoloogia huvilisemat või nooremat rahvast, siis midagi see telefon peab nagu hästi tegema, eks. Et kas see on nagu fotod, protsessor, ma juba rääkisime, ei ole nii hea, et ta oleks nüüd mingi maailma kõige vingem mängutelefon, aga midagi ta peab hästi tegema, et sellele noorele tehnoloogia huvilisemale või ma ei tea, mis iganes, eks ole, moodsamale seltskonnale nagu meeldida ja küllap me siis näeme, et mis see midagi on. Ma arvan, et see Glenni tähelepanek, et kui hästi ta pilte teeb, et see on kohutavalt oluline, sest kui tuleb välja, et ta teeb pilte halvasti, siis me põhimõtteliselt võime selle telefoniga maha kanda. Ei no ilmselgelt ta pilte halvasti kindlasti ei tee, et siin on Sony sensor, nagu ma loen ja tarkvara vaevalt see halb on ja kui tuua ka paralleele selle kõrvaklapipaariga, mis nad ju tegid ja mis iseenesest ei olnud üldse halb, eriti selle raha eest, maksid ju 100 eurot ja ilmselt täna maksavad vähem ja nagu ma mäletan meiegi siin saates vist jõudsime järeldusele, et kui sa oled klassi õhtul nende klappidega, siis sa üksi koju ei lähe. Et võib-olla selle telefoniga on natukene samamoodi, et pilte, vähemalt sul on millestki pilte teha, et võib-olla kui sul on telefon, mis teeb küll väga häid pilte, aga kui sa lähed üksi koju, siis sa võid ainult selfisid teha, et selles mõttes on siin point kindlasti olemas ja ütleme selle, kas oli Carl Pei või kes oli selle sama mehe nimi, kes seda asja siin teeb, eks ole, et ega ta siis ju selles mõttes ei ole loll, eks ole, et kui väga õnnestunult see OnePlus sai käima tõmmatud ja nüüd Nothinguga ka asjad ei ole läinud üldse ju nagu halvasti seniste toodete valguses, et vaevalt selle telefoniga nüüd midagi üllatavalt halba juhtub, et ta sisult kuidagi väga nõrk on selles mõttes. Loodame. Aga põrutame edasi oma teemadega, vaatame, me oleme siin mitu saadet rääkinud uuest M2 kiibiga MacBook Prost, ei midagi head, nagu te mäletate, aga Henrik, sa said ülevaate, siis USAs on MacBook Airi ülevaated ilmunud. Ja need esimesed Airid on nüüd siis välja tulnud ja seal ka paar märkust lihtsalt, et mõned asjad, mida me siin ennustasime, on tõeks osutunud või tõeks osutumas. Esimene on see, et mäletame, et nendel M2 kiipidega Prodel olid kettad aeglasemad. Vähemasti siis, kui sa võtad selle 256 GB mudeli, siis on kettale kirjutamine lugemine praktiliselt võib poole aeglasem olla kui 512 GB mudelil ja nagu me ennustasime, täpselt samamoodi on ka sellel Airil. Ehk selles mõttes nad on väga sarnased ja ma arvan, et suur küsimärk, kas peaks ostma 256 GB Airi, pigem mitte, et pigem siis 512 ja teine asi, mille üle me siin arutasime, oli see, et kuna uus protsessor on kiirem ja suurem ja see Air on endiselt passiivjahutuse peal, ventilaatorit ei ole, et kas ta läheb kuumemaks kui vana M1 Air ja kas ta hakkab protsessori kiirust agressiivsemalt alla tooma, sest kuumust on liiga palju. Testid otseselt seda ei kinnita, et ta oleks nüüd aeglasem kui M1, küll aga tundub küll, et ta hakkab oma kiirust piirama palju kiiremini kui M1 MacBook Air, sest M1 MacBook Airil see piir oli, ma ei mäleta peast ala 9
9-12 minuti peal või midagi sellist, kus ta võib täie vungiga töötada ja alles siis hakkab protsessor oma kiirust alla tooma, siis sellel uuel oli see palju kiiremaks toodud. Ja ma ei ole praegu veel jõudnud või näinud, ei ole minu meelest ka vist välja tulnud väga häid võrdlusi M1 ja M2 MacBook Airi vahel just selle temperatuuri ja kasutusmugavuse osas. Et kui see uus kiip on ikkagi suurem ja tekitab rohkem kuumust, et kui mugav see uus Air igapäeva kasutuses on, testid on olnud kõik väga kiitvad, mingid peidetud veidrusi ei tundu olevat, aga ma jääks praegu veel ettevaatlikult ootele, et kas teda otseselt soovitada üle selle M1 MacBook Airi või mitte. Et võib juhtuda, et see, kas see oli eelmisel üle-eelmisel aastal, siis kuna see M1 MacBook Air välja tuli, et see tuli kogemata Apple'il nii hea, et on raske sellest paremat arvutit teha, et see tuli mõnes mõttes nagu liiga hea. Ja nüüd nad hakkavad vaata, et kunstlikult tegema seda Airi nagu kehvemaks selleks, et anda inimestele rohkem põhjusid Prood osta. Jah, samas ma mõtlen, see on ka kasutus selline ootuste ülesseadmine ja nende maandamine, et ega sa ma arvan, et ei tohiks oodata, et sa selle Airiga nüüd teed sellist tööd, mis nõuab pikaajaliselt maksimaalselt protsessori jõudlust, et selle jaoks on seda kindlasti mitte, aga küsimus on selles, kui palju, et kas ja kui palju sa saad seda üldse teha, sest mina oma MacBook Airiga, kui mul on vaja natuke videot lõigata, ma saan selle vabalt tehtud, pole mitte mingit probleemi on ju. Või kui mul on vaja istuda tundide kaupa mingis Zoomis või Teamsis või kuskil, mis ka protsessorit koormab on ju, siis ma ei saa arugi, et arvuti soe oleks või et ta kuidagi ennast piiraks, et mingid sellised küsimused või mingid fototöötlusi teha või kas või mängida natuke mingeid asju. Et mina oma arvutiga praegu M1-ga saan seda kõike teha ja mind huvitab väga, et kas M2-ga saab seda sama hästi teha või on seal selles mõttes asi kehvemaks läinud, et siis see arvuti on, talub koormust kehvemini kui minu M1, aga küllap see ka selgub siin nädala paari jooksul, kui veel rohkem inimesi selle arvuti kätte saavad ja siis hakkab YouTube'i tekkima neid videosid, tüübid oma selle infrapuna kaameraga temperatuuri mõõdavad ja nii edasi. Jah, aga ma pean ütlema, ma olen selles osas sinuga ikka väga nõus, et istudes ka hetkel M1 Airi taga, siis see on ikka pagana hästi välja kukkunud arvuti, et jah. Testis muide, ma sain ka juba, ma panin ennast kirja sellesse, ma ei mäleta iDeali või ühte Apple'i poodi, et andke teada, kui see uus Air tuleb. Ja ma just sain hommikul meili, et on, pood küll laoseisu ei näita, et kõik on tellimisel ja eks teda vist keeruline on kätte saada, aga mulle tundus ka, et 16 giga mudeleid endiselt ei ole. Et on ainult 8 gigabaidiga mudelid ja seal juba 8 gigabaiti 512 kettaruumiga. See läks ikka päris kalliks, see hakkas ronima juba 2000 alla ja ma kujutan ette, et siis 16 gigabaiti ja 512 on nagu veel kallim, et siis see Airi nagu eelis, et on odav, mõnus, lihtne nagu iga mehe arvuti, iga ühe arvuti. See ikkagi ei kipu vist enam nii olema. Aga kas M1 on ikka täna ka müügil? Või asendab M2, M1 küsin sellise tarbija küsimuse. Eks ta asendab, ma arvan küll. Küsimus on ikkagi ju suures pildis, ma vihjan tegelikult selle peale, et ega arvuti, isegi sülearvuti ei ole asi, mida keskmine inimene vahetab ju kord aastas, kindlasti mitte. Et pigem on see koht, et kas sul on see hetk täna, mil sa tahaks oma uut arvutit ja nüüd jääb üle küsida, et kas see arvuti täna, mida sa ostad või kas või ma ei tea, minu pärast järgmisel aastal on siis M1 või M2, et kui sul on olemas M1, eks ole, mis võib-olla ei lähe nii kuumaks, on võib-olla natukene kusagil aeglasem, aga maksab 1,5 korda vähem, siis ilmselgelt hakkab see tunduma mõistlikum valik, aga muidugi kui Apple oma toote portfellist selle lihtsalt vaikselt ära kaotab ja sinna jääbki M2, et siis on nagu lugu teine, eks ole, et hetkel on selgelt olukord, kus pigem raha ja kõige peale mõeldes M1 tundub väga ennast tõestanud ja hea mõte, eks ole, aga kindlasti ei ole mõtet täna tormata M1 omanikel, absoluutselt mitte mingit mõtet M2 ostule, eks ole. Ma pigem tabasin ennast täpselt samad mõtted, Glenn, et issand, et kui nad nüüd selle M1 peaksid
ära kaotama üldse, et huvitav, kas peaks umbes varuks ostma endale Sahvrisse nii-öelda. Ja tõesti tasub, mina arvan küll, et tasub hoida silma peal, et kui näiteks need M1 MacBook Airide hinnad, ma praegu jään vastuse võlgu peast, et mis nad maksavad, aga kui. No ma vaatan siin just poest, ma arvan, et keskmine Eesti arvutipood müüb seda siin 1149. Aga see on 8 gigabaidine. Algavad ilmselt. Just, see algab 8. Jah, aga ma arvan, et tasub nagu väga silma peal hoida, et kui sul on täna arvutit nagu, või kui sa näed näiteks, et sul on lähema aastakese jooksul arvuti vaja välja vahetada, sülearvuti. Et siis mina ikkagi küll väga-väga tõsiselt kaaluks seda M1 MacBook Airi, eriti äkki need hinnad tulevad veel natukene nüüd alla ka. 16 gigabaidi mäluga ja võib-olla siis tõesti 512 veel sinna ketast ka äkki saab, et mis see hind siis tuleb. Sest et sellel uuel ei tundu ikkagi nüüd ülimärkimisväärseid eeliseid olevat. Ekraan on natuke eredam, aga mina küll üliharva olen oma MacBooki ekraani ereduse üldse põhja keeranud. Ma pigem olen seal kuskil kolmandiku peal temaga või poole peal. Ja mis siis veel on, ekraan on natukene suurem kirjade järgi, aga see suurus on valdavalt nagu kõrgusesse tulnud, sest tal on see kulm tekkinud. Ja ka see reaalselt tegelikult seda ekraani pinda ka nagu juurde ei saa selle uue MacBook Airiga. Disain on uuem, ta näeb kihtim välja, aga kõik hoiatasid selle kesköö sinise värvi eest, et see pidi olema kohutav sõrmehääle magnet. Et sa ikkagi pead ostma selle hõbedase või Space Gray ja siis sa ei saa nagu uut värvi ka. Nii et ma ei tea, mina küll olen suhteliselt praegu seda meelt, et tasub pigem vaadata M1 ja säästa 100 eurosid potentsiaalselt. Nii on, selline seis Maci turul, nii et pange sahvrid täis M1-sid, mine tea, äkki on hea kraam. Mis meil on veel uudist, silma on jäänud internetis sirvides, et on partnerkaardil oma uus äpp ja jällegi me saame nüüd meenutada oma selliseid uudiseid, mis siin kevadel vist ringlesid, et senimaani on ju M-tasku olnud see koht, mis on peamine partnerkaardi digitaalne kasutamine mobiilis ja M-tasku siis müüdi maha. See oli ennem Telia äpp ja see müüdi maha uuele omanikule ja meil üldse olid küsimused, et mis on M-tasku tulevik ja väga suur kasutus, ütleme põhjus oligi tihti see, et sa kasutad partnerkaarti M-taskus ja nüüd on siis Tallinna Kaubamaja grupp välja andnud omaenda äpi, mis toimib täpselt nii nagu ütleme selline, ma vaatan selle funktsionaalsuse peale, on täpselt see, mida üks normaalne siis jaekaubanduse äpp tegema peab, eks seal on siis kliendikaart, aga mitte ainult, vaid põhiline osa on see, et sa saad kasutada äppi ostupuldina. Mis nüüd kirjade järgi toimib, ma ei ole ise seal kõikides poodides käinud, aga kõikides Selverites ja mis seal veel on Kaubamaja Toidumaailm Delis, kus siis saad telefoniga skaneerida ribakoode, tekib sulle ostukorv telefoni ja siis maksta kas sellel iseteeninduskassa ekraanil või Glenn, sina panid sinna kohe ludinal sisse ka oma kaardi. Sinna saab lihtsalt pangakaardi ka nagu ikka siis ütleme jah, et oli ka M-tasku puhul, et siis peaks minema raha maha pangakaardit, et ma ei ole sellega otseselt jõudnud selle äpiga Selverisse veel minna, aga ei ole mingit põhjust kahelda, et see nii ei oleks. Nii et lõpuks on siis ka ikkagi võimalus, kui sa ei, seesama jutt, et kui sul ei olnud seda partnerkaarti päriselt kaasas ja võisid sa juhtuda olukorda, kus sa ei saanud üldse telefoniga poes käia või pidid nagu pehmelt olles hädas, siis nüüd enam seda häda ei ole, kui see äpp on olemas, saad sa tooted sinna sisse skännida ja küll ei saa sa teha seda, millest mina kogu aeg olen puudust tundnud, aga vastupidiselt Meelisega me oleme alati vaielnud sel teemal, et mulle väga sobivad need kassad, kus ma saan minna ja oma kuhja või väiksemad asjad lihtsalt ära piiksutada ja ma ei pea üldse seda telefoni rohkem välja võtma kui ainult siis maksmiseks. Aga Selveril on täna ikkagi siis see lahendus selline, et ma pean ikkagi telefoniga need asjad sisse skännima, et ma ei saa seda teha seal kassa juures. Ja mõnes mõttes siin võikski lõpetada, sellepärast ega see nagu midagi rohkem ei paku. Siin on lubadus, et külastage e-poode, mis tähendab siis, las ma tõlgin oma telefonikraanilt, link e-Selveri veebilehele. Ehk siis ei ole kuidagi eriti, vähemalt praegu, ei tea ju, mis Selveri plaanid on, aga praegu ei ole see äpp
ei paku võimalust otse koju tellida ka toitu. Nii. Ma saan aru, Glenn, et sul on mingi uus nublakas jälle käes, mingi suur väike selline lutsukivi, mille seest tulevad välja juhtmevabad kõrvaklapid. Jah, need on aastat möödas, siis on 2, nagu ma aru saan, mil Huawei tõi välja oma esimesed nööpkuularid, ütleme siis nii nende kohta, mis siis on täiesti juhtmevabad kõrvapistetavad, nagu on AirPods Prod, eks ole. Nende esimese versiooni nimega Pro nüüd on siis jõudnud kohale Pro 2, mis on igas võrdes, kui tutvustust lugeda, siis kõik võrded on ülivõrded. Nii et müra summutavad kõige paremini ja peaks kõige paremini häälitsema ja põhimõtteliselt kõik on seal kõigem. Ja ma olen natukene nüüd jõudnud siis nendega aru saada, et kas see kõik praktikas tõele vastab. Ma nüüd ootan, et sa küsiksid midagi sellist intrigeerivat. No, kas siis töötab või kas nad vastavad sinu ootustele? No ütleme niimoodi, et kes teab, millised need Huawei klapid üldse on olnud, mis klapid on õige öelda, ma mõtlen, et mis ma nende kohta ütlen, need ei ole kõrvaklapid, need on kõrvanööbid, kõrvanööbid ja et Huawei disain on olnud natukene, ütleme, inspiratsiooni on saadud ilmselt Apple'i omaaegsetest disainist ja näevad nad välja siuksed natuke nurgelised. Aga need uus mudel on siis läinud natuke vähem nurgeliseks, ta on väiksem, nii et igas mõttes on ta selline veidikene vähem kõrvast tunda, vähem kõrvast ulatub ta välja, et disaini pool on läinud kergemaks, karp on endiselt neil selline ümar, et kui kellelegi meeldib laua peale asetatav karp, siis paraku see karp sinna laua peale püsti ei jää, täpselt nagu eelminegi karp, et eelmine karp oli ka ümmargune. Taskus on ta muidugi väga mugav selle arvelt, aga jah, käes sa pead seda karpi hoidma, kõrvaklappe saab karbist väga hästi kätte, et eelmine versioon oli kurikuulus selle poolest, et ei saanud mitte kuidagi neid sealt karbist kätte, selleks lõpuks oli mingi eraldi instruktsioon, mis Huawei avaldas, kuhu tuleb näpp pista ja neid sealt välja tõmmata, sest nad ei tulnud kätte, nad olid nii libedad. Vaat see on hea, kui sa pead manuali panema kaasa. Siin seda probleemi enam ei ole, tulevad siit välja. Ja ennem kui ma selleni jõuan, et mis häält nad tegelikult teevad, et võib-olla see on puhtalt selline praktiline kasutaja kogemus ja mina olen sellise õnnetu kasutaja rollis, aga minu esimene mulje, kui ma need klapid võtsin, panin oma tavalise Android telefoni külge, milleks oli OnePlus ja siis avastasin need klapid kuidagi, et kõik need teoorias lubatud ootused nagu on väga kaugel tõest. Ja olingi suhteliselt nukker, et kuidagi kõlanud on nagu hästi ja ma ei saanud üldse aru, nagu mis juhtub, aga siis olin vahepeal siin ära tulles tagasi ja need võtsin siis klapid uue ajaga kätte ja avastasin tegelikult paar asja, mis osutusid väga-väga oluliseks. Et esimene asi on loomulikult see, et see kehtib paljude klappide puhul või nööpide puhul, et need otsikud oleks õiged, et minul olid seal vaikimisi küljes nagu M-suuruses otsikud, tavaliselt mul ei ole mingid hiidkõrvad ja need M-suuruses otsikud nagu on oma asja hästi ajanud, et see on väga oluline heli mõttes, et see otsik sinu kõrva kujuga sobituks või oleks ikkagi kuidagi tihedalt seal kõrvas. Ja kui ma sinna otsa, siis võtsin karbist L-suuruses otsikud, mis välja näevad hirmuäratavalt suured. Aga kuidagi need istuvad minu kõrvas ilmselt nii palju paremini, et see oli üks faktor, miks asi muutus. Ja teine asi, mis ei ole üldse vähe oluline, oli see, et Huawei'l on ju teadagi tarkvaraga natukene siin probleemid, kui me räägime eriti Google'ist, eks ole. Siis nende originaal või Happy poes saadaolev äpp, mille nimi on siis AI Life. See AI Life on see äpp, mis on vajalik nende klappide seadistamiseks ja kõigeks. Sellest ei ole seal Google'i Play Store'is viimast versiooni või kui see ka on viimane, siis see on niivõrd segane, et minul oli OnePlusi sees siis mingisugune versioon sellest AI Life'ist, mis justkui oli kõik väga okei, aga sealt olid puudu pooled seadistused ja ta oli kuidagi nagu poolik ja ma tegin sellest alguses ennatliku järelduse, et see on Android telefoni probleem. Et Android telefoniga selles mõttes mitte Android, Google'i telefoni probleem, peaks olema ainult Huawei telefon, et siis on asi hästi ja ma otsisingi Huawei telefoni ja tõepoolest seal olid kõik need seadistused ja asjad olemas, aga ma ei andnud nii kergesti alla, ma lõpuks kustutasin siis oma OnePlusist ära
kõik selle Huawei kraami, alates siis sellest App Gallery'st, kus neid asju tõmmatakse ja siis tõmbasin selle App Gallery otse Huawei lehelt ja siis läbi selle ka selle uuesti täiesti siis selle AI Life nimelise Huawei keskkonna ja siis otse kui võluväel hakkasid need asjad tööle. Ehk et natukene netis ringi vaadates ma nägin, et ma ei olnud päris üksi selle probleemiga, et nii mõneski kohas olid ka kommentaarid, et aga ainult Huawei telefoniga te saate seal equalizereid ja kõiki imepäraseid asju proovida, et muidu neid ei ole. Tegelikult need on, aga lihtsalt võib juhtuda, et kui seal on mingi vanem versioon sellest äpist, siis automaatika mingil põhjusel, ta ei uuenda seda äppi ära. Ehk et automaatika ütleb küll, et see justkui on uus ja kõik on okei, aga see ei ole uus. Ja siis see uus äpp tegi ka kõrvaklappidele uuenduse ja vaat kõikide nende asjade kombinatsioonis, kui ma panin siis sinna need uued otsikud, mis olid suuremad ja sain ka lõpuks selle uue äpi ja kõrvaklapid said uue tarkvara, siis põhimõtteliselt muutus ikkagi ööpäevaks võib piltlikult öelda. Et need klapid osutusid tõesti peaaegu nii heaks kui lubatud. Ma vahepeal tõmban hinge natukene. Ja ühesõnaga see oli pikk teekond sinna ja sa jõudsid sihile, aga see oli ikkagi päris keeruline, sa pead ikkagi oma telefoni hankima seda tarkvara igalt kõikvõimalikul moel. See on tegelikult asi, mida mis on, nagu ma ütlengi, puhtalt selline kasutajakogemus, mis võib-olla ei ole üldse nii, kui juhtumisi on see juba mingi kokkupuude Huawei selle äpiga. Aga kui nüüd sellest edasi minna, siis ühesõnaga, mida need klapid siis teevad, kuidas nad kõlavad, siis peab ütlema tõepoolest, et sees on neil vist esmakordselt, ma julgeks lausa väita, nad on teinud koostööd sellise Prantsuse tipp või ütleme ka siis luksus audiobrändiga, mille nime ilmselt paljud ei tea, Devialet või ma ei tea, kus täheldatakse, Devialet või kuidagi niimoodi, see on Prantsuse selline, suhteliselt võib-olla mitte väga suur, aga see-eest selline nimekas kõlari ja kiftide audiolahenduste tootja, kes positsioneerib ennast sellisesse, mõnevõrra ikkagi luksuslikumasse HiFi klassi, et selle firmaga on nad siis aasta läbi neid asju lihvinud ja siin sees on siis 2 valjuhääldit. Siin on nagu madal sagedus, ütleme siis nagu lai riba, mis mängib madalaid sagedusi alates 14 hertsist siis kusagile kõrgemale. On siis 11 millimeetrine valjuhääldi, aga sellele lisaks on siis niinimetatud planar või see tähendab siis nagu tasapinnaline tillukene element, mis on siis puhtalt kõrgete sageduste jaoks ja mille kõrgete sageduste spekter siis ulatub väidetavalt 48 kilohertsini, mis sobiks jällegi nahkhiirtele väga hästi, aga teoreetiliselt on siis nende klappide sagedusvahemik üli suur. Nii et nad on juba oma füüsiliselt nagu tehniliselt lahenduselt kahtlemata väga ägedad. Ja siis on siin terve hunnik mikrofone, kummaski klapis on neid, kui ma ei eksi, jälle 3, mis siis mõõdavad siis heli nii kõrva sees olevast osast kui ka väljast poolt ja siis on seal äpis olemas ka tõesti väga hästi toimiv 10-ribaline equalizer. Et kui peaks mingil põhjusel olema tahtmist seal näiteks nihutada 16 kilohertsi või ütleme ikkagi sellist sagedust, mis juba hakkab sellise meie ealise inimese jaoks võib-olla vaikselt ulatusest välja libisema, siis see on seal ka olemas. Kõige madalam sagedus, mida reguleerida on 60 hertsi, et väga madal bass ja see equalizer ta töötab tõesti hästi, et tihti on need equalizerid, mis tihti enamasti on nad ikkagi väiksemate arvuga ribadega, eks ole, Sony pakub siin, kui ma ei eksi, kas oli 5-6 riba, et suhteliselt siukse labakindaga saad muuta, et seal saad päris täpselt seda häälestada helipilti, kui sa peaks tahtma, aga peab ütlema, et nad kõlavad tõesti hästi, et kui see otsik on õige, tarkvara on viimane, sellega on kõik korras, siis kui ta kõrvas istub hästi, siis ma julgeks öelda, et minu lemmik on siin pikki aegu olnud see Samsung Galaxy Buds Pro, et ma isegi ütleks, et Huawei on tõesti nüüd sellest, ma tõstaks ettepoole. Mitte palju, et Samsungid on ka väga-väga hea kõlaga sellise avara, aga Huawei see bassi osa on tõesti väga tüse ja väga mõnus, aga ma veel kord rõhutan, et peavad olema hästi kõrvas, et on osad sellised kuularid, mis võib-olla ei vaja nii hästi kuidagi kõrva sobitamist ja kõlavad ka suht hästi, siis siin minu jaoks vähemalt oli see erinevus väga suur, et kui see otsik ei ole päris õige, siis nad ei ole nii head. Ja muidu on nad sellised igi- ja veekindlad ikkagi natukene ja kõik muud sellised omadused on täitsa okeid, juhtmevaba laadimine, kiirlaadimine. Neid saab endiselt nagu ka eelmisi Huawei klappe, et sa saad
helitugevust muuta siis libistades nendel pulgakestel seal, et mis on iseenesest päris hea lahendus, et sa saad siis üles-alla nihutades muuta heli ja siis kui sa pigistad neid, siis sa saad seal siis valida mida iganes režiime, panna lugusid seisma, et kõik see juhtimine toimib täitsa mõnusasti. Aga kas see ikkagi, ütleme see turustamine on siis praegu, on Eestis müügil hind on päris hea, nad peaks tulema alla siis euro alla 200, 200 euroga põhimõtteliselt. Et ma ütleks, et väga tõsiselt võetav alternatiiv kahtlemata tänastele kõikidele tippklappidele, siin ei ole üldse kahtlust, et kui sellest esimesest võib-olla mõnes mõttes natukene nagu sest tülikast tarkvara müürist üle või alt läbi ronida, mis ei ole midagi ületamatut, eks ole. Ja ma mõtlengi, et sina tegid selle läbi oma telefoniga, mis ei olnud Huawei telefon, ma saan aru, ja see on võimalik, sa tõestasid, aga võttis aega. Aga kas muidu on see tead sa, ma arvan, et isegi võib-olla minu puhul oli takistus see, et mul oli selles telefonis nagu vana versioon sellest Huawei kraamist. Ja vaat see nagu vedas mind kohe nagu valest kangialusest sisse, et oleks mul olnud puhas plats, siis oleks ilmselt, siis ma oleks kohe tõmmanud ju selle viimase versiooni, eks ole. Aga loomulikult sa pead seda nagu tõmbama, jah, sa ei saa sealt päris ametlikust Google'i poest seda äpp-galerit kätte, et sa pead ikkagi minu Huawei lehele ja selle tõmbama, nõustuma sellega, et sa nendest allikatest oled just tarkvara nõustunud, aga see on see olukord, milles Huawei täna on, et aga sellepärast ei tasu nüüd küll mõelda, et jätta selle pärast need klapid kuulamata või miks mitte ka ostmata, et nad on tõesti kvaliteedilt, nad on head ja siin ei ole tõesti nagu midagi öelda, et mul ei ole võrdlust olnud täna praegu otse AirPods Prodega, millega kahtlemata võiks neid loomulikult võrrelda, et üldse võiks ilmselt võtta ja siin võrrelda nüüd kõikide tootjate klappe hulga aja, mida ma ei ole otseselt ammu teinud, et aeg-ajalt on siin midagi sattunud kätte ja muidugi mürasummutus ka, sellest ma ei rääkinud, kas see on neil tõesti väga hea, et nad väidavad, et lausa teoreetiliselt kuni 47 detsibelli mingites, ma ei tea, mis kumina lennukimootori oludes, mis on väga ambitsioonikas number, et tavaliselt siin räägitakse 30 detsibellist isegi suuremate puhul. Aga väidetavalt sellise tavalise tänava müra puhul on nad ikkagi võimelised siin umbes 15 detsibelli müra vähendama ja AirPods Prod väidetavalt on seal kuskil 14 juures, et nad peaks olema ikkagi marginaalselt paremad. Et kui seni on nagu iPhone või Apple'i omad olnud selles osas väga tipus koos seal Bose vist Quiet Comfortiga ja siis ja Sony XM oli see XF ja XM ikka, need väiksed Sony nööbid, millel on ka väga hea mürasummutus, et nendest kõigist peaks nad olema nagu marginaalselt paremad ja nad on tõesti mürasummutused on väga head, et panin siin suurtest kõlaritest erinevaid mürasid mängima aga eeldus jällegi, nad peavad olema hästi kõrvas, et olgugi, et nad ise mõõdavad ka muide kandmise ajal, siis väidetavalt seda, et kui hästi nad kõrvas on, sellest äpist on võimalik teha ka nagu Apple'i klappidegi puhul või kuulerite puhul see sama test, et kontrolli, et kas klapp või see nööp on sul õigesti kõrvas, et seda tasub igal juhul teha. Et kui ta ei ole õigesti kõrvas, siis on see lugu natuke halvem. Muide, mul tuli pika jutu lõpetuseks üks asi veel meelde, mis plusside rubriiki kindlasti ei liigitu, mis on Huawei'l alati olnud nii enamike nende nööpide puhul, võib-olla on siin mõni erand olnud, ma ei mäleta isegi, et helipilt natukene muutub, kui sa paned sisse siis selle aktiivse, kas siis mürasummutuse või nii-öelda müravõimendusrežiimi, et kui sa selle päris välja lülitad, on heli veidigi kõhnem ja kui sa paned selle sisse, lähevad passid kohe tüsedamaks. Et ilmselt enamik inimeste jaoks ei oma see nagu mingit tähtsust, sest tõenäoliselt neid kuulatakse alati selle aktiivrežiimis. On sul see mürasummutus sees, kuna klapid on nii-öelda intelligentsed, nad reguleerivad seda mürasummutuse nivood tegelikult ise. Sa ei pea nagu vaeva nägema, kas sa oled parajasti seal kuskil lennukis konditsioneeri all või tänavamüra, mis on nagu erinev. Aga kui sa võtad selle mürasummutuse näiteks päris välja, et sa oled näiteks, ma ei tea, oma toas, kus on vaikne, siis tegelikult läheb heli ka grammi võrra kehvemaks, et põhimõtteliselt peaks ikkagi sellise tüsedama ja säravama pildi puhul hoidma seda mürasummutust kogu aeg sees, et see on olnud mitmete Huawei nööpide puhul nii, see ei ole enamik teiste puhul nii, et seal ei ole vahet, kui sa võtad näiteks AirPodsidel selle välja või sisse, eks. Huvitav leida, aga tead, mul on hoopis täiesti ebaõiglane või võrdlus küsimus siin, et sest me alustasime saadet
uue tulijaga Nothing Phone, kellel oli Nothing kõrvaklappe, sa oled proovinud, mis on juba turul, mis on täpselt 2 korda soodsamas hinnakategoorias. Ja sellisena nagu funktsionaalsena nad pakuvad sarnast kõrvasisesed ja mürasummutus aktiivne ja. Et mulle küsimus on pigem see, et kui nüüd vaadata alternatiive, kas siis nii-öelda 2 korda kallimad Huawei klapid on 2 korda paremad sellistest? No sama hästi võiks öelda, et ka Sony ja rääkima AirPodsidest on veel kallimad, eks ole. Samas kategoorias, sama kategooria seadmed, eks ole ja 2 korda ilmselt ei ole hinnaga korrelatsioonis tõenäoliselt ei ole kvaliteet ühelgi nendel asjal. Aga fakt on see, et nad on kahtlemata, minu mälu järgi mul ei ole otseselt võrdlust praegu nende Nothing Airsidega, mis ei olnud väga hea mürasummutusega, mis natuke summutasid, aga midagi erilist seal ei olnud. Heli poolest ka, nad olid nagu okei, sellised säravad, aga kindlasti ma asetaks, kindlasti on Huawei need nööbid paremad, nad on igas mõttes paremad absoluutselt, et ja rääkimata sellest 10-ribalisest equalizerist, mis ma ütleks, et võib-olla selliste heli entusiastide või kes vähegi tahaks midagi nikerdada, see annab päris palju annab tõesti juurde, et see ei ole lihtsalt selline moe pärast equalizer ja muide see salvestub siis ka kuulerites ikkagi endas või nööpides, eks ole, mis on äge, et kui sa muudad ühe seadmega ära, siis ka teises seadmes on see sama, sa ei pea midagi eraldi muutma ja see on seal küljes ja nad toetavad ka muide seda high-res ütleme või siis suure andmeside mahuga koodekit Sony oma LDAC-i siis lisaks ka veel tavalisele, et sealt saad siis läbi pressida väga-väga vähe pakitud audiot, 960 oli vist see kilobitti number, mis sealt läheb läbi, et kui kedagi see teoreetiline pool huvitab. Nii et selles mõttes sellele küsimusele vastates nad on ikkagi igas mõttes kindlasti paremad, kas 2 korda on ise asi, aga muidugi Nothing Airid näevad lihtsalt ägedad välja. Ma ei ütleks, et Huawei omad ei näeks, aga nad näevad välja pigem sellised natuke omapärased luksuslikud ja tehniliselt suutlikkuselt ikkagi pigem võiks võrrelda just nende kallitega neid, et tuua siia kõrvale siis AirPodsid, võib-olla Sonyd, võib-olla Bosed, et selline oleks see võrdlusklass, kus nad võiks konkureerida ja seal on nad ju hinna suhtes väga konkurentsivõimelised. No väga hea ülevaade, ma ei tea, kas Henrik, sul on ka midagi veel öelda või lähme edasi? Sest et mitte, me ei lähe väga kaugele tegelikult, sest ma arvan, et tegelikult siia otsa ma võiks võtta nüüd kohe audio teema jätku. See, mida Gleniga me oleme siin rääkinud ja planeerinud ja arutanud juba väga kaua. Kui ma õigesti mäletan, see võib-olla sai alguse talvel isegi või kevadel, kui me rääkisime jälle klappidest põhjalikult, mille peale üks kuulaja siis kirjutas, et väga tore, aga kuhu jääb nagu teine oluline osa, et mikrofonid ja kuulaja küsimus oli võib-olla orienteeritud rohkem sinna, et me räägime oma päevas nüüd üha rohkem mikrofonidesse sõltumata oma töö iseloomust, mis tähendab siis näiteks peame igasuguseid videokoosolekuid, aga mõnikord aga meie töö või hobi või vaba ajal vaja inimestega rääkida läbi masina, salvestada podcasti, mõni heliklipp, pidada ikkagi siis mingisugust konverentskõnet ja me oleme, ma ütleks, et see vajadus on siis plahvatuslikult kasvanud viimase paari aastaga. Ja mis siis on kahjuks vist paratamatus tihti on see, et pannakse oma arvuti kaas, tehakse lahti, hakatakse rääkima ja siis on see sülearvuti sisse ehitatud mikrofon. Minu kõhutunde järgi on maailma inimlevinum mikrofoni tüüp, mida kasutatakse arvutiga. Aga see ei pea nii olema, et ma arvan, et teine järgmine tase sellest on sellised kõrvaklapp mikrofonid, nagu on levinud kas siis kõrvasisesed või mõnel on lausa selline kõnekeskuse stiilis klappide küljest tulev mikrofon. Aga meie mõtlesime, et vaatame asjale natukene tõsisemalt otsa ja Glen, sa võtsid oma südameasjaks võrrelda päris mitut erinevat mikrofoni, mida saab ühendada arvutiga ja mis sobib siis nii, ütle ise, kas nõudlikumale või vähem nõudlikumale arvuti ja mikrofoni heli kasutajale.
Jaa, neid mikrofone oli kokku 14, ma kirjutasin sellest peaaegu täisterve digi ühe numbri, ma ei tea, millal see nüüd on. Ma arvan, see on juba ilmselt lettidel, sest me oleme seda nii kaua, see mikrofoni jutt on lihtsalt nii pikk saba ja sarvedega, et see ei ole mahtunud kusagile ja nüüd me vähemalt võtame siis sarvedest kinni, et kas saba ka mahub, ma ei tea, sest et siin võibki alustada nii kaugelt, et noh, esiteks vaadata üldse, mis asi see mikrofon on, kuidas neid nagu liigitatakse, et siin on, me räägime mõistest dünaamiline või siis räägime kondensaator, need on väga olulised mõisted mikrofonide maailmas. Aga no sisulises plaanis need mikrofonid, mida siis, kuhu ma sihiku keerasin, on kõik nii nimetatud USB mikrofonid. Ehk et need on mikrofonid, kuhu on siis juba sisse ehitatud konverter, mis teeb siis analoogsignaali digitaalseks. Ja mikrofoni vaja siis arvutiga ühendamiseks mingit nii-öelda helikaarti või mitte pulti või mida iganes, et sa saad siis pista selle otse arvuti USB porti ja salvestada. Et need kõik olid sellised mikrofonid, 14 tükki ja seal olid siis sees mõned dünaamilised, enamus neist on kondensaator. No seal, ma ei tea, Henrik võib ilmselt ka sellest meile pikalt rääkida, mis neil on erinevust. Aga teeme lühidalt selgeks ikkagi, mis on ühe plussid miinused ja miks need erinevad on? Ma arvan, et võib-olla meil sellesse tehnoloogiasse ei pea nagu täna minema. Süvenema, aga ei pea. Ja, aga põhimõtteliselt, kui nagu väga nagu suures plaanis kaheks jagada, siis dünaamilised mikrofonid on, kuidas ma ütlen, tuimemad. Sa pead neile rääkima lähemalt sisse, need tuleb nagu kõvemini üles võimendada ja nende heli tavaliselt ei ole nii loomutruu kui kondensaator mikrofonil, aga ma nüüd võib-olla ruttan ette sellest Glenni soovitustest, aga ja võib-olla me hakkame vaidlema, aga selliseks nagu igamehe jumal teab mis olukorra, jumal teab mis ruumi mikrofoniks mina pigem soovitaks dünaamilist mikrofoni. Minul on hästi palju nüüd siin mitu aastat kogemusi olnud podcastide salvestamisega erinevates keskkondades, eks ma hetkel olen siin ühes vanas maamajas ja ma olen salvestanud autos ja väga erinevates mingites kontoriruumides ja elutubades ja jumal teab kus kohas ja saate külalised samamoodi, et siis nende kondensaatorite probleem, kuigi nad teevad ideaaltingimustes paremat heli või nad salvestavad häält paremini kui dünaamilised mikrofonid, siis nende probleem on just seesama, et selle mündi teine pool, et nad on jube tundlikud tavaliselt ja see tähendab, et kui see ruum ei ole sul hea, kui seal kajab, kui seal ei ole vaikne, sul ukse taga keegi sehkendab, sebib, lapsed ajavad mingid asju või kontoris, kus teised inimesed arutavad midagi, et siis üldjuhul need kondensaatormikrofonid korjavad selle mõnusasti kõik üles, mis ukse taga ka toimub või mis toas toimub ja see jõuab sinna salvestusse sisse. Dünaamilised on tuimad, nemad kuulevad pigem seda, mis nendel otse ees toimub ja see, kui kõrvaltoas lapsed iPadi pärast kisklevad, see ei pruugigi üldse mikrofoni jõuda. Et nad ei ole nii nõudlikud ja aga seetõttu ka nende dünaamiliste esitatud nagu tulemus ei ole nii hea, aga mulle ka tundub, et 99,999% inimestest ei ole võimelised igapäeva kasutuses vahet tegema, kas sa salvestasid mingi asja 50 eurose või 5000 eurose mikrofoniga, kui selleks on, see on lihtsalt mingi selline, ma ei tea, Zoomi koosolek või võib-olla podcast on ju, et me ei räägi nüüd siin džässi vokaali nagu salvestamisest. Just. No, siin on jah nüüd, ütleme, see aspekt, eks ole, siin kindlasti otseselt vaielda ei ole mõtet, et suures plaanis seda võibki nii liigitada täpselt nagu Henrik rääkis, eks ole. Küll aga alati erandid kinnitavad reeglit, et see ei tähenda sugugi, eks ole, et tegelikult dünaamiline mikrofon kuidagi pidi võiks olla sageduskarakteristikult nagu otseselt halvem, eks ole, et pigem on võib-olla jah nagu niipidi, et üldistada, et siis odav kondensaator mikrofon on kindlasti kvaliteetsem kui odav dünaamiline mikrofon. Et ja see on ka ilmselt põhjus, miks enamik nendest odavama klassi, me räägime siis ikkagi siin hinnaklassist alates lausa mingist 50-st, ongi kondensaator mikrofonid, dünaamilised kipuvad olema kallimad, sest dünaamilistel mikrofonidel, kuna signaal ka otseselt kuidas ma ütlen, et see dünaamiline mikrofon nagu tagurpidi pööratud kõlar piltlikult öeldes, et see on imevaikne, on see vool siis, mida see
magnet seal või mähis seal tekitab. Seetõttu on vaja väga kvaliteetset võimendit, eks ole, et kui dünaamilise mikrofoni signaali üles võimendada ja see võimend ei ole kvaliteetne, siis ei ole mingit kasu ka selle mikrofoni füüsilisest kvaliteedist, sest siis on heli ka ebakvaliteetne, et see on ka koht, mis on oluline, et kondensaatormikrofon on töö põhimõttelt teistsugune ja vajabki kohe toidet, sest seda kondensaatori laadimiseks on vaja pinget, mida siis selle helirõhu muutus muudab seal vastavalt ja seal ei ole vaja nii suurt ülesvõimendamisastet, kui on siis dünaamiliste puhul. Aga see muidugi otseselt nüüd ei tähenda, et kui dünaamiline mikrofon ka ikkagi, kui tema tundlikkust piisavalt suurendada, eks ta ka korjab üht koma teist rohkem üles, aga kui nad oma olemuselt taluvad natuke igas mõttes sellist nagu hooletumat ja väärkohtlemist, et siis võib neile nagu kõvemini karjuda lähemalt ja neid maha pillata ja see ei mõju neile sugugi nii destruktiivselt, eks ole. Ja teiseks on oluline iga mikrofoni puhul, siin ei saa isegi väga eristada neid, et seda suunadiagrammi vaadata, mida see mikrofon pakub, et enamikus tänastes nendes USB mikrofonides ma lausa üldistaks nii, et on neid kapsleid rohkem kui üks. Et see tähendab siis seda, et ei ole ainult see üks kapsel, kapsliks me nimetame seda membraaniga osa, kuhu sa sisse räägid. Et kui neid on rohkem, siis mikrofon pakub valikut ka erinevateks suunadiagrammideks, et näiteks salvestada, ütleme seal omnit, omni tähendabki, et siis ümber ringi paned mikrofoni keset lauda, kõik jääb peale, tahad mingit intervjuud teha või siis ka sellist patternit, mille nimi on 8 või eest ja tagant, mis on iseenesest ka päris võib-olla mõnedes oludes väga abiks, kus siis mikrofon võtab külgedelt väga vähe, aga mõlemast suunas suhteliselt palju. Jällegi, kui 2 inimest, kes vastamisi istuvad, salvestada on väga hea ja pakuvad ka nii mitmedki mikrofonid lisaks veel stereosalvestust, mis ka ei ole üldse võib-olla paha omadus, kui juhtumisi tahtagi salvestada mingisugust, olgu siis heli või mingi live või esitus või kontsert, eks ole. Et need parameetrid alati võiks ka vaadata üle, mida see mikrofon pakub, sest nende suunadiagrammidega saab iseenesest küllalt palju nagu tuunida või häälestada ka seda tundlikkust, et kust suunast siis kui palju sisse kostab, eks ole. Tavaliselt ühe inimese mikrofonid on, eks ole, kardioid või superkardioid, eks, et ta võtab enda eest ja natukene külgedelt. Kardioid võtab rohkem külgedelt, super võtab vähem külgedelt veel. Ja super võtab jälle natuke ka tagant see eest, et need on, et see kardioid tähendab jah nagu südamekujuline sõnast, see kardioist seda tähendabki, et see natuke selline kolmnurkne südamekujuline või selline ebamäärase kujuga diagramm, mis siis ei ole päris nagu suund, aga ei ole ka päris ühtlaselt ümberringi. Aga kui nüüd veel vaadata võib-olla neid sellist nõu anda, et mitte rääkida nüüd mikrofonidest täitsa nimeliselt ja eraldi, siis üks asjadest, mis on küllalt oluline, on odavatelt reeglina puudu, kallimast klassist juba algab, on see, et mikrofonile endal oleks ka monitoorimise või kuulamise võimalus. Ehk et kui sa teed ju mingit saadet või kas või laulad või teed midagi, on väga hea, kui sa oma häält ikkagi kuuled. Ja kui mikrofonil on olemas kuulari auk, siis see digikaart või ütleme helikaart või helikiip, protsessor, konverter on seal mikrofoni sees, eks ole. Ja siis sa kohe kuuled viivituste vabalt, mida sa ise räägid või teed. Kui sul ei ole odaval mikrofonil seda auku, mida siis nii mõnelgi odaval mikrofonil ei ole, tähendab seda, et kui sa kuulad arvuti kõrvaklapi väljundist nüüd, siis sa ei kuule ennast päris kohe. See sõltub arvuti võimekusest, see sõltub tarkvarast, aga sa kuuled ennast väikese viivisega, mis ei ole väga tore, kui sa tahad nüüd aru saada reaalselt, kuidas see asi kõlab sinu jaoks, sa oled siis nagu siuke koorus või kahekordne topeltefekt. Aga olgem selged, et kui me räägime mikrofoni kasutamisest mingis dialoogis või on see rohkem inimesi kõnes, siis see monitooring ei ole selleks. Ma monitoorin, kui ma ise ennast ainult kuulen. Pigem ongi see, et kui sa tahad ennast ise kuulda, et meie täna vist salvestame kõik selliste mikrofonidega, millel see võimalus on olemas, et me kuuleme oma häält kõrvaklappides kohe, et me sama häält, mis tuleb suust, tuleb samal ajal ka meie kõrvadest, aga kui oleks mikrofon siis arvutiga ühendatud, siis pigem tuleks nagu maha keerata, sest väga imelik on kuulata ennast kogu aeg mingisuguse viivitusega, ehk et seda nii-öelda otse monitoorimise võimalust ei ole.
teine asi, kolmas asi, neljas asi, mis jääb ka tihti väga tähelepanuta, mis on nagu nii üldine asi, kui üldse olla saab, on mikrofoni asukoht. Enamik nendest mikrofonidest tuleb sellise pisikese 3 jalaga. Ehk et sa saad selle mikrofoni panna lauale ja siis ta seal on, ta on sinu suust ilmselt mingisugune 20, 30, 40, isegi poole meetri kaugusel sentimeetri. 20 on meil isegi hea, ma ütleks. 20 on isegi juba, ja see on. Ta jääb inimestel, inimene istub meil on nagu hästi palju nende saatekülaliste mikrofone, me teeme seda digisaadet, eks, Restarti algoritmi samamoodi. Ma saadan iga nädal saatekülalistele mikrofone ja tõesti neil on need piiksed 3 jalad ja siis inimene istub laua taga. Ja vahe sellest, et see mikrofon on tal suust kaugel, see mikrofon on ka suunaga valesti tihti peale, et ta näitab inimese, ma ei tea, naba peale enam seal laua peale, eks ole, või kuhugi kõhu või ütleme rindkere keskele, aga kindlasti mitte suu poole. Ja siis sa räägid sellest mikrofonist üle ja siis tekivadki sellised ruumikajad võimenduvad ja kõik asjad, siis ma alati ütlen saatekülalistele, et mine nüüd otsi mingi paks raamat või kingakarp, pane see mikrofonile alla ja pane mikrofon endale konkreetselt suu ette, selline 10, ma ei tea, 5-10 sentimeetrit katsu olla. Siis ta hakkab muidugi, kõik on, inimesel on tunne, et aga siis ta näeb videos kole välja, mis on ka tõsi, kui sa oled mingis koosolekus, eks, see on paras selline väljakutse. Ja, aga kindlasti kõikide nende mikrofoni komplektis kindlasti tasub seda teha, 3 jalga on olemas, aga kõik mikrofonid sisaldavad ka seda nii-öelda standardset statiivi keeret, et kui te ikkagi tahate rohkem möllata mikrofoniga, üldse paha mõte ei ole, siis osta sinna juurde täiesti tavaline audiomaailmast tuntud statiiv, enamik nendest on siis põrandal mingi aluse peal, aga on ka lauakinnitusega versioone, millega sa saad siis selle mikrofoni panna varre otsa ja selle varre omale siis täpselt õigest kohast panna suust ikkagi mingi umbes 10 sentimeetri, 5 sentimeetri kaugusele. See on väga oluline ja mis on ka oluline, paljude mikrofonide puhul, siin võib-olla Yeti mikrofonid on väga hea näide, on väga tuntud oma sellise mõnusa retro massiivse disaini poolest. Sellised suured junnid, kuidas ma nüüd ütlen, ilusamad sõna ei olegi, niisugused suured ovaalsed asjad keset lauda ja nende puhul paljud arvavad, et sinna mikrofoni tuleb rääkida sisse samamoodi nagu siis klassikalisesse dünaamilisse mikrofoni nagu sinna otse eest, ehk et sa võtad selle mikrofoni nagu kätte ja siis või paned statiivi otsa ja räägid siis suunad selle oma suu poole. Tegelikult see nii ei ole, et nende kapsel on siis risti nende teljega, et sellesse mikrofoni tuleb rääkida siis ühelt poolt külje pealt sisse. Et väga paljud, mis väga paljud on mõne liialdus, aga paljud kuidagi ei taipa seda, et kuhu poole see kapsel on suunatud ja tehakse siis järeldusi valesti nii ühes kui teises suunas, et mõnikord räägitakse külje pealt, kui tuleb mikrofoni rääkida otse eest ja mõnikord räägitakse otse eest, kui mikrofoni disain just kui nagu võimaldatakse seda, aga see kapsel on suunatud hoopis küljele. Et kindlasti tasub sellega eksperimenteerida, kui mitte siis juba manuaali. Tasuks manuaalist vaadata, et kuhu oma mikrofonis ikkagi rääkida tuleks. Kus poole see element sealt sees pandud on. Sellega saab igast nalja ja mõnikord inimesed keeravad selle mikrofoni üldse tagurpidi, et räägivad talle tagupikust sisse ja siis ei ole ikkagi see. Absoluutselt mitte, et ükskõik kui hea see mikrofon ei ole, kui rääkida valest august ja valest poolt, siis läheb siis on see kõik kasutud. Need on nagu täitsa sellised üldised nõuandid ja 3., 4., 5., 6. üldine nõuanne on ka see, et osad mikrofonid tulevad siis niinimetatud puhumisfiltriga, millele see on juba sisse ehitatud, aga jällegi paljud odavamad ja mitte üldse odavamad, vaid ka nii paljud ka kallimad mikrofonid, nad ei ole selle puhumisfiltriga. Puhumisfilter siis tähendab seda, et niimoodi tehes ei juhtu mingit katastroofi. Aga kui seda filtrit ei ole, siis igasugune tuul ja põh teeb kohe suure mütaka, mis ütleme järeltöötluses sa võib-olla veel kuidagi silud selle ära, aga kui see on nüüd otse saade või otse koosolek, siis on see väga tüütu, kui keegi paugutab sinna sisse. Ehk et selleks siis jällegi, kas kui mikrofoni karbis seda ei ole, oleks vaja võtta siis puhumisfilter, mis on siis selline võre või sukk mingisuguse asja otsas või on siin kas svammist osadel odavamatel mikrofonidel ka täitsa toimivaid lahendusi. Kumb parem on? Kas selline metalline võre? Parem, aga ta on suurem ja näeb koledam välja. Ja kui sa veel sukaga ette paned, siis võib juhtuda et ilusam nägu ja ka koledam jääb sinna suka taha täiesti varju, et võib-olla üks silm paistab sealt üle
ja ongi kõik, eks ole, aga nii mitmedki tootjad, noh siin Rode tuli mulle esimesena meelde, Rode Podcaster, dünaamiline mikrofon, kus siis kõik see elu on sees, eks ole, et kõik need filtrid, kõik asjad, et mikrofon ise näeb välja kui tavaline, aga ei ole seda probleemi, aga mõned teised on, kus see probleem on, et siis tuleb vaadata, kui karbis seda ei ole, siis kindlasti sellega tegeleda, mitte hakata väga kaugelt rääkima, sest noh jällegi, mida kaugemalt sa räägid, seda vähem sa neid ja sinna sisse teed, aga seda kõhnemaks läheb ka noh heli nagu sound üldse. Veidi aitab ka see, kui panna see mikrofon, et mitte niimoodi, et sa räägid talle otse lagi pähe, eks ole, otse ja sisse. Võtad natuke viltu. Natukene viltu pigem näitab su suu nurga poole, et siis see ka juba natukene nagu aitab. Puhud mööda, eks ole. Ja nii-öelda, see on ka täitsa toimiv nõuanne, absoluutselt. Aga siis, kui nüüd helist rääkida, et loomulikult kõik need mikrofonid jällegi, kõik need 14 tükki olid vähem või rohkem erinevad, et sellest ilmselt jõuame kahjuks pikalt või isegi lühidalt mitte rääkida, et me 24 tundi täisi räägiks, eks ole. Küll aga mis on ka üks oluline nüanss, mis nende USB mikrofonide puhul esile tuleb, et mõnedel mikrofonidel, mida ei olnud seal väga palju, aga siiski olid, Shure'i oma meenub mul esimesena, Presonuse omad, ka oli see JBL ja veel keegi, kellel teataval rohkem või vähemal määral on siis võimalus reaalajas seda heli muuta, mis on ausalt öeldes väga, väga oluline omadus, kui sa näiteks mingit laivi salvestad või noh, miks mitte ka saadet, kui sa tahad kohe kõlada hästi. Ehk et ma mõtlen siis seda, et noh, Presonuse Shure'i puhul on väga hästi lahendatud see pool, et mul on tarkvaraliselt võimalik seda mikrofoni sees olevat heliprotsessorit juba seadistada. Ehk et minu jutu rääkimise ajal ma saan equalizer'it keerata, ma saan mingit kompressorit rakendada, mingit limiteri seal võib olla ja see kõik kokku tähendab, et ma saan juba mikrofonist kätte palju parema heli, et muidu ma piirdun sellega, mida see mikrofon teeb ja siis ma kõlangi koosolekul täpselt nii halvasti või hästi, kui see mikrofon parajasti kõlab. Kui ma teen mingit järeltöödeldavat asja, siis muidugi sa võid võtta selle pärast omal helitöötlusprogrammis lahti ja hakata seal kompresseerima ja möllama ja keerama sealt sära ja võtma ära basse ja tegema sellest helist siukse, nagu sa tahad. Aga laivis otsesaatena seda teha ei saa. Sestap seal jah, nagu jäid selle poolest väga heas mõttes jäid just mulle sõelale Presonus ja Shure. Et nende mõlema puhul, seal oli mitu mikrofoni mõlemalt, oli see tarkvara väga äge, sa said equalizerit keerata, täpselt seda kompressorit ja Presonuse puhul tasub rõhutada, et see tarkvara oli nagu omamoodi isegi siuke virtuaalne nagu mikserpult, mis võimaldas kombineerida siis allikaid erinevatest arvutiprogrammidest pluss siis erinevatest, noh, tähendab see seda, et keegi helistab, teed kellelegi Skype'i kõne, võtad selle eraldi heebli alla, eks ole, siis mikrofon on sul eraldi heebli all, võib-olla sa tahad seal mingit mängu striimida, võtad YouTube'i mingisuguse asja lahti, see on veel eraldi sisendi all. Ehk sul on võimalik nagu tekitada selline kompleksne süsteem erinevatest sisenditest, kõiki neid saad sa siis ka efektidega tuunida, kui vaja on, kõiki saad reaalajas liigutada. Ehk nagu omamoodi täiesti selline keskne mikserpult tekib sellest mikrofonist, et see mikrofon on lihtsalt nagu üks väike liides selles asjas. Et see Presonuse puhul oli väga kihvtit lahendatud just selliste asjade tarbeks, kus on tõesti rohkem osalisi. Rode puhul tasub jällegi positiivselt meenutada või mainida, et Rode võimaldab osad mikrofonid, milleks, kui ma ei eksi, olid kas Rode Caster ja USB Mini, et Rode valikus oli veel ka lihtsalt Rode NT USB, sellega see asi ei toimi, aga Rode Connect on siis selle tarkvara nimi, mis võimaldab ühendada mitu mikrofoni ühe arvutiga, mis on ka tavaliselt asi, mida ei saa teha, et kui sa paned omale selle mikrofoni muidu USB porti ja paned nüüd veel ühe mikrofoni, siis läheb kohe lugu halvaks, sest et kõik helisalvestusprogrammid tahavad teada, et mida sa kasutad, sa ei saa panna korraga sinna mingit mitut mikrofoni, et see Rode äpp võimaldab siis neid USB mikrofone kasutada kuni 4 tükki, kui nad on siis juhtumisi sul USB Mini või Rode Caster ja siis sa saad kasutada ka seda selliseks ühe laua taga istuvate koosolekute või saadete salvestusel, see äpp võimaldas seal siis kohe natuke ka mingeid efekte lisada ja asju teha,
aga küll aga sellist reaalaja helitöötlust ja sellist miksimisvõimalust erinevatest allikatest nii suures valikus ei olnud nagu näiteks Presonus, eks ole, pakub. Ja erinevatel tootjatel on kõigil seal natukene erinevaid lahendusi, näiteks Elgato oli selline firma, mis mulle praegu meenub, kes pakkus võimalusi siis kasutada ka VST-sid või standardseid nagu neid heli muutmis plugin'e, kes helimaailmas tegutseb, teab väga hästi, mis on VST-d. Et sa võisid siis reaalajas laadida läbi nende äpi kohe ka siis arvutisiseseid VST-sid kasutamiseks, aga selle miinus oli see, et siis tekkis jälle see nii-öelda hilistumine või latency, kui võimas on su arvuti, nii et seal ei saa nagu otseselt jälle rääkida, et see reaalajas väga hästi töötas, et sa saad neid sinna küll panna, mingid equalizer'id ja asju, aga sa ei saa monitoorida neid päris otse, et JBL-il oli ka sarnane võimalus, aga äpp oli ainult Windowsi jaoks, kui mu nüüd jälle mälu mind praegu ei peta, mis oli ka nagu mõnes mõttes totter, et Maci inimesed jälle vaatasid, et ja ei saagi. Ja otse monitooringu heli vist sai ka keerata ainult äpist, aga äpp oli ainult Windowsi oma. Nii et jällegi selline väike erisus, millele tähelepanu pöörata. Aga muidugi... mis ma tahan vaadata, et kui sa oled nüüd välja valinud selle, mis on hea heliga ja mõnusad, siis lõpuks võib päris närve ajada, kui sa vaatad, et see USB ühendus on ainult see mingi vana USB-B või mingisugune jubedus, et kui paljudel nendel näiteks oli USB-C liides? Nendel oli täitsa niimoodi, et kõike oli, ütleme, et kui ma ei eksi, siis olid need Presonused kindlasti, meil oli USB-C, olid ka, kas oli Rode või ühesõnaga oli mikraid, millel on USB-C, teisalt olid tootjad nagu sama Yeti, kes on väga kuulus ja tuntud. Nende puhul võib lihtsalt öelda seda, et see Yeti Blue ja mis need klassikalised mikrofonid on, kuna need on olnud mudelid, kui sellised on juba, ma ei tea, mis aastast alates mingi 2000 pluss millegagi, et nad on tegelikult nii vanad mudelid, mida on natukene siis kõpitsetud ja seal oli veel kasutusel mini USB. Et nad ei ole isegi seda porti nagu nii ära uuendanud, et paljudel oli ikkagi see mikro, mõnel aga see mikrofoni poolne, eks ole, Glenn, millest sa räägid, et just on see väike see, kuidas seda arvutisse saata, seal on miljon võimalust, et erinevad kaablid, erinevad üleminekud. Arvutisse sa pistad ikka selle sama USB nagu tavalise laia otsiku, et loomulikult sa võid ka panna, kui sul on arvutisse USB-C port ja mikrofonis ka USB-C, keegi ei keela sulle panemast ka USB-C juhet, siis mille mõlemas otsas on see USB-C, eks ole. Mitte ei keela, vaid just seda tahakski väga panna. Jaa, seda sa saad siis panna, eks ole, aga paljudel mikrofonidel oli ikka see kõige ajaloolisem mini USB ka, aga teisalt, kui see juhe on sul olemas, see on selle mikrofoniga koos, et see on võib-olla alguses natuke selline, et mis nüüd siis toimub, aga kuna see ei ole mingisugune asi, mis ilmselt pretendeerib olemast nii moodne, et siis oli täpselt nii ja naa, eks ole. Meil hakkab nüüd see saateaeg on päris pikk juba, ma usun, me Gleniga võiksime siin võtta ühed ringi ja rääkida veel paar päeva mikrofonidest, et ei ole probleemi. Katsuks sellest, kuna aeg surub peale, et äkki mingisuguse mõistliku kokkuvõtte nagu teha, et minu kogemuse järgi, ma olen hästi palju erinevaid mikrofone siin läbi proovinud ja ma olen kuidagi aastatega jõudnud arusaamisele, et kui sa kasutad hääle jaoks ja see hääle jaoks kasutamine ongi selline, ma ei tea, mängimine, striimimine, koosolekud, kuni isegi podcast, siis mina väidan, et tegelikult on suhteliselt kama kaks, mis mikrofoni sa kasutad, kuni sa kasutad seda tehniliselt õigesti. See on kõik see, mis Glenn rääkis, et pane ta endale suu lähedale, vaata, et see tuba, et sa ei istuks, eks ole, mingis betoonseintega, klaasidega koosolekuruumis, eks, kus iga asi kajab, vaid et sa istuksid toas, kus on vaibad, pehme mööbel, ma ei tea, kardinad, raamatud, et vaata ise, et kaja ei ole ja kui see mikrofon ise on selles mõttes tehniliselt nagu korras ja normaalselt tehtud, et ta ei sahise ja ei krõbise ja mingid muid selliseid asju ei ole, siis mulle tundub, et selleks otstarbeks on täiesti okei kasutada mikrofone 50 kuni 500 euroni ja valdav osa kuulajaid sul tegelikult vahet ei tee. Jah, aga siin ma segan juba vahele, kui sa tahtsid veel öelda, aga et
erinevus võib-olla tulebki sellest, et kui sul ikkagi on võimalik seal mikrofonis ka juba võib-olla seda reaalajas seda soundi või heli natuke keerata. See on parem, jah. Kõik aitab kõvasti tegelikult kaasa. Mis jäi praegu veel sellest pikast jutust mainimata, et ma võiks täitsa nagu personaalses baasil öelda, et ega ma ei olnud neid mikrofone ka sellises koguses üldse ennem niimoodi lauale pannud ja sellega seoses valisin ma lõpuks välja ühe mikrofoni, mille ma jätsin ka endale. Ja ma võin nüüd pidulikult öelda, mis see oli. et see oli väga naljakas ja tore mikrofon, see oli suur MV8 pluss, see on imetillukene kondensaator mikrofon, mis sobitub siis ka statiivi otsa, aga ta on nii väike, et sa paned ta väiksesse kotti ja sa saad ka selle kaasa võtta ja seal on ka olemas väga äge mobiiliäpp. Ehk et sa paned selle mikrofoni siis mobiili külge ja see kõik see nii-öelda salvestusseaded ja nii-öelda stuudio liigub sinu mobiili, et sa saad selle võtta igale poole kaasa. Seal on ka kapsleid 2, mis tähendab seda, et lisaks siis kõikidele nendele tavalistele konfiguratsioonidele, suunadiagrammidele on ka stereo olemas. Kui sa tahad sellega mingisugust instrumenti salvestada, aga proovisin, ülihästi sobib ta kõikide live instrumentide jaoks, olgu see kitarr või viiul või mis iganes, ka laulmine. Et jah, ta ei ole dünaamiline mikrofon, see tähendab, et natukene võib-olla olude suhtes on ta pretensoonikam, et ainult jutu jaoks ma täitsa ka Henrikuga nõus soovitan vaadata dünaamiliste hulgast, miks mitte. Shure'il on ka olemas väga hea dünaamiline mikrofon, millel on muide mõlemad väljundid, siis nii siis XLR analoog kui ka USB. Selle nimi on Shure MV7. See oli ka võrdluses. Aga see on võib-olla hea viis, kuidas jutt kokku tõmmata, et lõpetamegi siis oma nii-öelda signatuuriga ka, et kui teile meeldib see, mis te kuulete, siis te teate, kust see tuleb. Sest mina räägin praegu siit Henriku soovitusel ülimalt rahul oleva audiotehnikaga ATR 2100X. Ja peale selle kõlab ju enam-vähem vist täitsa okeilt, pole kuulnud. No siin muidugi, kui ütleme, me saame siin süüdistada Henrikut, kui ei kõla okeilt, sest tema käes on piltlikult öeldes see heebel, mille kõike selle pärast reguleerib, on ju. Aga ütleme see kasutusmugavuse osa, kuhu USB-C mõlemapoolne liides, nii et hästi mugav ja võib soovitada. Ja ütleme, et dünaamilistest, ega siin võibki minu võrdluses olid siin siis Presonuse Revelator, oli siis veel üks dünaamiline Presonus Revelator Dynamic, mis oli ka jutu jaoks ausalt öeldes päris äge mikrofon, aga ta nagu kippus sahisema natukene, et see oli põhjus, miks ma kuidagi ta enda jaoks maha tõmbasin nimekirjast, et lihtsalt vaikuse mõttes oli seal sahinat, küll sai selle järeltöötluses ära võtta. Väga huvitav mikrofon oligi Rode Podcaster, selline suur kang, kus piltlikult öeldes dünaamiline mikrofon, kus piltlikult on kõik vajaminev sees ja mis juba natukene ise ka seda heli nagu töötles, et kui sa selle ühte saadet mina rääkisin selle podcasteriga, aga ma ei suuda öelda muidugi, mis saadet ma sellega salvestasin ja see kõlab nagu juba väga selline DJ oleks majja tulnud, et seal on kõik see korrektsioon tehtud, aga ta ei sobi absoluutselt loomulikult millekski muuks, et rääkimata siin mingitest pillidest või ta on ka loomulikult mono, eks ole, stereost ei ole seal juttu, et puhas jutu teema, aga kui näiteks oled selline lähed kuskil välioludes, ma ei tea, teed intervjuusid, tahad teha podcasti, tahad teha reportaaži, siis selline kohe hea töödeldud, tüse, paks, mõnus, särav heli tuleb sealt välja ja liigseid kolinaid, krabinaid, sahinaid ei võta, ka väga hea lahendus. Aga muidu jah, need kallimad kondensaatorid, kus on siis ütleme tarkvara pool parem, neid kapsleid on rohkem, et need on kõik väga kindlad valikud, aga kõik nad, nagu me oleme korduvalt siin kõik rõhutanud, et paigutus on väga oluline. Õige puhumisfilter suust õigele kaugusele, rääkige sisse õigest otsast ja siis juba hakkab kõik olema palju parem. Et meie räägime praegu suhteliselt lähedalt vist kõik, et Ants pani omale raamatut sinna sellele kolmikjalale alla. Minul on sellise statiivi otsas suhteliselt suule nagu väga lähedal, et mida lähemale liigutasin lihtsalt ennast mikrofonile, muutsin enda asendit, et olla mikrofoni. Natuke on see pool, et kui sa lähed nagu hästi lähedale, siis võib juhtuda, et seal nii mõnedki mikrofonid olid ka, mis võtavad basse liiga palju, et isegi kui mina roniks siia panen suhu, siis siis ta hakkab klippima ja bassi ots läheb suuremaks ja mida kaugemale sa lähed, nüüd ma läksin juba vaata nii kaugele. Täitsa ära kaod, jah. Kaon juba peaaegu ära, et mul on tundlikkus ka suhteliselt väikseks keeratud selle Shure'il praegu äpist ja siis ma räägin suhteliselt lähedalt, et seda võib... Aga Glen, sina räägidki praegu selle MV88 plussi sisse, eks ole? Ja mina ja Ants räägime nende audiotehnikate sisse, millest
mida Hans mainis. Ma tahtsin siin veel ära välja tuua paar enda lemmikut. On üks selline firma, mida sul Glen vist Eestis ei olnud, see nimi on Samson. Ei olnud, Samson. Ja ma võtsin, ütleme vahele segama, ma võtsin testiks ka enamiku valikust, andis meile lahkelt Euronics, aga ma võtsin ka Thomanist siis umbes 4 või 5 mikrofoni veel siia juurde, aga lihtsalt neid mikrofone on tõesti nii palju, et muidu oleks võinud 100 sinna. Jah. Aga Samsonil on USB mikrofonidest väga sarnane nendele audiotehnikatele, mida me Hansuga kasutame, on Q2U. Ja isegi sarnases hinnaklassis, need on ka midagi, alla 100 euro tuleb USB mikrofonina ja see audiotehnika hääl on natuke teravam. Samsonil on ta veidi nagu mahedam, aga mul on väga head kogemused olnud ka sellega, erinevad hääled ja erinevad asukohad, et me oleme hästi palju podcast'e teinud ja meil Restardi algoritmi külalismikrofonid on need samad Samsung Q2U-d, kui kaob postis ära pärast poolt aastat või ma ei tea, läheb katki või midagi, et siis see hind on ka selline, et ei ole maailma lõpp, on ju. Ja huvitav, Samsonil on veel üks suur kondensaator, mille nimi vist oli, kui ma õigesti mäletan, C01U Pro. Ja see on suur kondensaator, mida ma tavaliselt, millest ma ütleks küll inimesed, et käige kauge kaarega mööda. Sinna kuuluvad ka näiteks need audiotehnika 2020 mingid pluss ja mingid sellised mudelid, mis on jube hea heliga, aga nad on mõeldud ikkagi väga hästi töödeldud vaiksetesse stuudiotesse, väga tundlikuks salvestamiseks. Nad ei ole mõeldud selleks, et sa paned selle oma laua peale ja siis klõbistad samal ajal veel klaviatuuriga ja siis üritad rääkida. Aga see Samsoni C01U Pro kondensaator on miski pärast selline, et ta ei korja, ma ei tea miks, aga ta on nagu tuimem, et ta ei korja mingit jama ümbertringi eriti palju sisse ja me oleme ka neid kasutanud külalismikrofonidena ja samuti annab väga häid tulemusi ja suurele kondensaatorile omaselt see heli on sutsu loomulikum ja vähem selline plekkarbi heli, kui väiksest mikrofonist tuleb, nii et mulle need Samsonid ka väga, väga istuvad, aga üldiselt kui raha on, siis ma puht selliseks ka heli mikrofoniks, ma seda ei ole proovinud, Glen, millega sa praegu räägid, aga see sinu mainitud Shure MV7 on täiesti lollikindel valik. See on väga hea valik, jah. Ta on mõneti sarnane Shure'i kuulsale SM7B raadio DJ või raadiosaatejuhi mikrofonile. See SM7B on küll, ma ei tea, pool sajandit tootmises olnud, maailma üks legendaarsemaid mikrofone. MV7 on päris identne ei ole, välja näeb natuke sarnane ja heli signatuur on ka selline pigem võib-olla natuke tumedam. Aga... Ma isegi ütleks, et MV7 kõlab natukene, ma mõtleks natuke mõnusamalt kui SM7 võib-olla nagu SM7B on väga tume, väga tuim. Ja et MV7 on kuidagi, ja MV7 ei pea nii palju eelvõimendama, et SM7 vajab nagu rohkem ma räägin nüüd sellest analoogpordist. Aga MV7 meil on USB ka küljes, eks ja just see sama tarkvara, millest sa rääkisid, tõmbad arvutusse, paned kõik helitasemed, kõik sealt paika, kui oskad kompressorit kasutada, pane kompressor ka peale ja sul on ikkagi täis lahendus, et lihtsalt räägi sisse ja on täitsa nagu lollikindel. Ja veel üks asi, just see sama mikrofoni tundlikkus, millest me siin ju ei rääkinud, aga see on kohutavalt oluline, eks, et kui see mikrofon on liiga kõvasti, siis jumala eest ära tule nagu mõttel, et aga ma räägin siis kaugemalt. See on väga halb mõte. Siis tuleb mikrofoni kas tarkvarast, mõnel on oma tarkvara, või kui ei ole, siis Windowsis ja Macis seal sound ja inputi all saab tundlikkust maha tagata. See on väga oluline koht, et seda just me räägime siis nagu mitte sellest nivoost, mis tuleb välja, vaid sellest, mis läheb sisse, eks, et ära keera maha, et kui sa räägid liiga kõvasti, siis ma keeran, ma ei tea, kõrvaklappe või kõlarit keeran sealt arvuti sellest kõlari ikoonist vaiksemaks. See ei ole see koht. See on sisendi koht, jah. See on sisendi koht, see on väga oluline just see üles leida. Ja, ühesõnaga, me oleme nüüd tund 12 saadet teinud, et ma ei... Hans, kas sa saate tõmbad äkki kokku? Rohkem ja kui küllalt on siin häid... No ma ütleks, et siin võiks ikkagi ma rõhutada, et kes tahab sellest rohkem teada, otsige see diginumber üles. Otsige Gleni digi. Ja võib-olla otsige lausa Glen üles. Saate aga isikliku koolituse tellida, sest Glenil on mida öelda. Ärge mind üles otsige, kui teil ei ole nagu väga palju mõjutamisvahendeid. Ei, aga kui kellelgi on äriselt professionaalset nõu ja abi vaja, siis ma arvan, hea meelega sind reklaamime.
muidugi. Ja muidugi ma veel nagu lõpuks ütleks, et kui sa oled ostnud endale väga mitmesaja euro eest need suured Bose või Sony üle kõrvaklapid, mis teevad, mis Sonyl on see 1000 VX 3 või 4 või 4 vist on 5 on vist täna või jah? Ei 5 ei ole. Ei ole 5, oled sa kindel, ma peaks vaidlema hakata kohe. Kas viimane ei olnud 5, mis välja tuli või? Igatahes, vahet pole, kui sa oled ostnud need mingi, ma ei tea, 3 või 400 euro eest ja arvad, et nüüd sa oled koosolekute kunn on ju, sest seal on väga head mikrofonid sees, siis palun kuula ennast mõnikord, kui sul õnnestub saada, need on suhteliselt halvad ja jubedad. VH1000XM5, jaa. Ongi juba 5 välja. On viimane mudel. Ma ei tea huvi meelest rääkides, ma võtsin ühed klapid, täna mitte, aga ma võtsin need Vite Rassast need klapid ja tahtsin need kuulata, ma ei olegi jõudnud sinnani. Aga muide sellest mikrofonidest ma mõtlen nendest kõrvaklappide mikrofonidest me oleme ju alati ka rääkinud selles võtmes, et ega ilmselt otseselt ei saa võib-olla süüdistada nende kõrvaklappide mikrofoni kvaliteeti. Mina pigem kaldun arvama, et seal on kusagil tõlkes läheb see heli nii-öelda kaduma. Bluetoothi, aga ikkagi ta on ka suust eemal, olgem ausad. No jah, ta ei asu selle koha peal. Ja, aga igal juhul loomulikult, kui sa paned need üliägedad ja kihvtid klapid pähe, et siis ei juhtu midagi ilusat. Muide, ja siin meenutame ka hea sõnaga tänase saate algust, kui Hansul oli küll mikrofon juba peaaegu õigel kohal suu ees, aga millegipärast kostus ta ikkagi läbi suuremat sorti makaroni ja põhjuseks oli see, et heli liikus läbi, mis sul olid kõrvas, AirPodsid või? Mis ei ole ka muide eriti head. Mina arvan, et nad on isegi paremad kui need suured Sonyd, aga mitte nii palju paremad. Ja muide, üks asi veel, mis ei ole head minu kogemuse järgi, on need vist Logitechil ja kellelgi on need mänguri klapid, vaata, kus mikrofon tuleb varrega suu ette. Nad on paremad. Nad on paremad kui ütleme, sul on ikkagi mikrofon suu ees, eks ole. See on igal juhul parem kui see, et sul on mikrofon kõrvaküljes. Aga see heli on selline terav ja ebameeldiv minu meelest väga tihti. Ma pigem ei soovita ka neid kasutada. No ütleme, et veel siis ma tahan ühe lõpu veel teha, et üks lause veel. Et selles mõttes, et kui ise te juhtumis ei ole selline heli huviline keeraja, reguleerija, töötleja, et siis ikkagi võib-olla tasuks natukene rohkem maksta ja võtta selles mõttes kvaliteetse mikrofon, millel on siis kas see helitöötlusvõimalus sees, võib-olla heli parem, olgu see kas või see sama Rode podcaster või mis iganes, mis juba annab nagu kohe sellise parema tulemuse, sest kui võtta mõni odav mikrofon, seal üks Marantsi oma vist maksiski mingi 50 millegagi eurot, mis ma Amazonist tellisin prooviks, mis oli tegelikult täiesti okei, aga sellise särava tulemuse jooks vajas ta nagu natukene järgi aitamist. Ja pluss koosoleku ajal ikkagi sa ka midagi järele ei säti, eks? See peab ikkagi nagu otse juba hästi kõlama. Just, et siis pigem panna natukene juurde ja võib-olla nagu seda mitte kõige odavamat osta, kui nii nagu väga-väga üldistada. Et kui on teadmisi rohkem, siis võib olla raha vähem ja vastupidi vist, eks ole. Okei, meie aeg on, me oleme 2 saadet teinud ühes. Kõik kuulajad said praegu teise saate tasuta, nii et nautige. Olge mõnusad, järgmine nädal oleme teiega tagasi, nägemist.